Ja tere tulemast sulle tänasele webinarile, kuidas valida õigeid taimi enda aeda, sest et praegu on väga hea aeg taimede valimiseks ja praegu äh, paljud valivad oma taimi just selle järgi, et mis on saadaval, mis on ilusad ja täna me räägime siis sellest, kuidas sina saad enda aeda need taimed teadlikult valida, nii et pärast oleks ka neid siis mõistlik hooldada, mõistliku ajakuluga hooldada, et nad ennast hästi tunneksid sinu aias siis need taimed. nii, ma otsin välja ka slaidid, mis ma sulle siia ette valmistasin ja hakkame siis selle teemaga kohe pihta. nii, kuidas siis valida õigeid taime enda aeda? Kui sa oled juba enda aeda mingeid taimi valinud, siis sul on kindlasti olnud mingid põhimõtted, mille järgi sa seda oled teinud, kuidas sa need taimed oled sinna saanud. sa võid mulle julgelt chati kirjutada. sa võid loomulikult tere kirjutada ja tere kõigile, kes on juba kohale jõudnud ja kirjuta mulle chati ka üks põhimõte, mille järgi sa oled endale senini aeda taimi toonud, taimi valinud. ja siis saame vaadata selle webinari lõpus, et kas on midagi uut, mida sa oled nii-öelda valiku tegemisel arvestamas, mida sa nagu uuesti valides arvestada saad. pane mulle julgelt siia chati. ja mida me täna teeme? me räägimegi põhimõtetest, kuidas neid sobivaid taimi enda aeda valida, millised kriteeriumid on üldse taimede valikul, nii et meil oleks siis visuaalselt ilusad taimed, et meil tekiksid visuaalselt ilusad kombinatsioonid, et need taimed tunneksid enda aias siis hästi. jah, pane konkreetselt, et milliseid tingimusi sa jälgid, mille järgi sa oled senini oma aeda siis taimi valinud. ja räägime ka sellest, et kuidas see taimede valik mõjutab aiahooldust, et väga palju äh, kui sa valid juhuslikult taimi näiteks aeda, siis see võib väga palju mõjutada seda, kuidas see aed sul välja näeb ja kuidas see aed su hooldust ka vajab. et väga palju Palusalu aiapäevadel küsitakse ka seda, et kuidas jõuab üks inimene seda aeda hooldada. ja siis ma räägin nendest aia põhimõtetest, kuidas see aed on üles ehitatud ja üks põhimõtetest, vähe hoolt nõudva aia põhimõtetest on see, et need taimed on valitud vastavalt kasvukohale. see on siis üks tingimus, aga ka teine asi on see, et need erinevad taimed vajavad erinevat hoolt ja seda tuleb jälgida, kui sa tahad vähe hoolt nõudvat aeda, mis näeks ka hea välja, jah. ja lõpus on mul kõigile teile üks üllatusloosimine ka ja me loosime välja kõigi otseosalejate vahel, kes on siis päris lõpus siin kaasas, ühe personaalse peenraplaani koostamise töötoa, mis toimub veebis ja see toimub siis ühele õnnelikule. mida see tähendab? see tähendab seda, et kui sa oled auhinna võitja, kui sa oled auhinna saaja, siis ma võtan sinuga ühendust, me lepime kokku, kuhu sul see istutusala tuleb, kuhu sul see peenar tuleb ja siis me teeme veebis ühe töötoa. see töötuba ei ole nii-öelda avalik töötuba, see on meie õpilastele mõeldud töötuba ja sinu kui võitja peenraplaan tuleb siis nii-öelda otse tegemisse. ma näitan ja seletan, kuidas seda peenraplaani siis luua. nii, ma vaatan korra ka chati siis vahepeal poole silmaga. ehk siis meeldivuse järgi taimi on valitud täielik algaja, õitsemise aja, värvide sobivuse ja meeldimise järgi, vari, poolvari, siis äh, seni on suht juhuslik valik meeldimise järgi juhuslikult, jälgin aia tingimusi, väike varjuaed liivamullaga, pinnas ja muud kasvukoha tingimused. alles hakkan valima, valisin äsja ostetud meie poolt koristatud aeda oma lemmiktaimi, esialgu vähe, et siis aeg-ajalt täiendada, just liiga juhuslikult, meeldimise järgi, ehk siis väga palju teist on seda meeldimise järgi juhuslikkust ja täna me proovime siis aru saada, et mis see juhuslikkus siis tähendab, kuidas seda juhuslikkust rohkem teadlikult nii-öelda juhtida ja vältida. ja lõpuks ma pakun sulle ka võimalust siis edasi tööks minuga, meie tiimiga, kuidas sina saaksid rohkem minu abi, kuidas sa saaksid rohkem minu tuge,
et enesekindlamalt oma aia muutmisega hooldusvabamaks, siis edasi minna, et õigeid taimi valida, et õigeid taimi kokku kombineerida. Ja selleks, et sa täna võimalikult palju kasu saaksid, ma väga soovitan sul võtta paber, pliiats, kirjutada üles, märkmeid teha, lülitada välja segajad ja lõpus ma olen teinud ka sellise jagamise ringi, et igaüks paneb siis chati enda kõige suurema taipamise tänaselt webinarilt. Nii et pane julgelt kirja, et sul oleks siis midagi ka jagada teistele, sest et jagamine annab väga palju ka teistele uusi mõtteid, millele me võib-olla ise tähelepanu parasjagu ei pööranudki. Lühidalt sellest ka, et kes ma olen, miks ma seda teen. Ma olen üles kasvanud peinarde vahel, nii-öelda neid umbrohu vabalt rajades. Palusalu aed, kui sa tead Palusalu aeda, Põlvamaal on siis inglise stiilis kujundatud iluaed, mis varasemalt ei olnud iluaiana, ta oli tarbeaiana, ta oli tootmisaiana tegelikult kasutuses. Suur õunapuuaed, umbrohtu täiskasvanud sellel hetkel, kui meie pere selle endale ostis. Ja see aed on tänaseks muutunud siis umbrohu vabaks aiaks ja nii-öelda lihtsa hoolduse põhimõtteid järgides või lihtsasti hooldatavaks aiaks, kus ei ole püsiumbrohtu sees. Ja aias ma alustasin ema kõrvalt väga varakult ja võistlustel Eesti nooraednike kutsevõistlustel ma alustasin siis 13-aastaselt, kui mu ema, kes oli siis 35 aastat tänaseks olnud Räpina aianduskoolis õppejõud, nüüd ta enam aianduskoolis ei ole, aga ütles siis tol hetkel, et Maria, nüüd on tulemas sellised võistlused, kas sa tahad osaleda? Siis ma mõtlesin, et noh, ma ei tea, kui ta seda küsib, et äkki võib ju proovida, et mis ikka hullu juhtuda saab. Ja juhtus selline hull asi, et ma sain 3. koha ja see tähendas seda, et ma pidin minema kahe teise õpilasega, kes siis olid tol hetkel aianduskoolis, Eestit esindama Euroopa nooraednike kutsevõistlustele Saksamaale Münsterisse. Jah, Münsterisse, mitte Münchenisse. Ja see oli siis aastal 2002. Jah. Ja tol hetkel ma olin 13, ehk siis see oli minu jaoks selline väga uus kogemus, väga huvitav asi. Ma pidin õppima selgeks ladina keele, taimede nimetused, mürgikontsentratsioonide arvutamise valemid, floristika, kimpude tegemised, lilleseadete tegemised, mingid traktoritega vigursõitude tegemised, aiakääride kokku lahti panemised. Ma mäletan väga hästi, kus võistlustel Saksamaal oli, ma ei tea, 3 või 5 erinevat Felco mudelit lahti lammutatud ja me pidime tiimina panema selle Felco mudeli siis õigesti kokku ka, et see on päris pähkel ülesanne isegi täiesti kogenud aednikele, kui sul on 5 erinevat mudelit kokku nagu segatud. Aga väga põnev oli ja sealt sai alguse nii-öelda minu selline ametlik aiandusteekond, kus ma edasi sattusin siis Euroopa Nooraednike Liitu, kus ma 17-aastaselt nii-öelda ise pidin reisima Hollandisse, kus toimus siis minu jaoks esimene Euroopa Nooraednike kongress, kus ma sain väga palju uusi tutvusi, uusi aiandusalaseid tutvusi, sõprustutvusi, kellega ma siiamaani olen ühenduses ja väga palju Euroopas siis ka kohtunud erinevatel üritustel. Õppinud ma olen Eesti Maaülikoolis maastikuarhitektuuri ja Viini Maaülikoolis samuti maastikuarhitektuuri just selle vegetatsiooni tehnilise poole pealt sellise süvendatud õppena. Ja samaaegselt ma töötasin ka eraaedades juba Viinis ja ülikoolis ma töötasin ka tuutorina siis nendele professoritele parema käena, abistajana ja ka ühes suures aianduskeskuse ketis Viinis, kus siis ma tegelesin nii kliendinõustamisega, püsikute hooldamisega, kõik nende väljapanekutega, et see oli ka hästi põnev ajajärk. Ja 2014 ma lõpetasin ülikooli Viinis ära ja kolisin Saksamaale, kus ma alustasin tööd aiakujundajana ühes puukoolis, minu nii-öelda tulevase äia puukoolis ja abikaasa puukoolis, kus ma tegelesin nii istutusalade kujundamisega, taimede hooldamisega, püsikute kasvatamisega, puittaimede kasvatamisega ja seal sai ka siis näiteks sellist maastikuehituslikku praktikat
sillutiste rajamise ja selliste betoneerimistööde kohta. ja 2018 me alustasime oma ettevõtet Palusalu aiad OÜ, mille webinaril sa ka täna oled. Ja sellest ajast alates me oleme tegelenud aedade kujundamisega Eestis, ehk siis võtsimegi täieliku vastutuse enda tegemiste eest ja tegeleme nii aiakujundustega, hooldamistöödega, koolitustega nii veebis kui ka siis kohapeal. Et kes on käinud näiteks avatud aiapäevadel, siis meil on avatud aiapäevadel lisaks ekskursiooni osale ka selline väike koolituslik osa, ka siis aia hooldusteemadel, rajamisteemadel, selliste aiaga seotud teemadel. ja tänaseks me oleme kujundanud, see number isegi on, noh, ma ei tea, suht vana siin, et selle aja jooksul me oleme kujundanud üle 200 erineva aia tegelikult ja istutusala nii paberil kui ka siis ellu viinud osaliselt, et kõiki neid me ei ole ise ellu viinud, vaid väga paljusid aedu ja plaane rajavad ka meie kliendid ise, sest et Eesti pered on väga tegusad, nad saavad väga paljuga ka ise hakkama ja kui selge plaan on ees, mida teha, kuhu need taimed tulevad, siis see on ka nii-öelda tegusatele väga tehtav. meil on peres 4 last, olen abielus, minu abikaasa on siis sakslane ja miks ma seda teen, sest et ma olen veendunud, et Eesti aiakultuur on võimalik viia uuele tasemele ja see, et sa täna siin webinaril oled, on selge märk sellest, et sina tahad ka, et su aed muutuks ja lilled paremini kasvaksid ja et su taimevalik oleks üldsegi läbimõelduv. nii et palju õnne ja suur tänu, et sa toetad Eesti aiakultuuri viimist teisele tasemele. nii et hakkame aga pihta. enne kui me taime üldse valima saame hakata, ma väga soovitan paika panna põhikujunduse. mida see tähendab? See tähendab seda, et sul on paigas mingi põhiplaan, muster. ehk siis siin on üks mustri näide, et mida see muster tähendab. see muster tähendabki seda, et sul on paigas mingid alad, kuhu sul tulevad istutused, sul on alad, kus on võib-olla istumisnurgad, sul on alad, kus on muruplatsid, et näiteks need tühjad alad siin võivad olla muru all, siin alumisel poolel näiteks sillutise all ja need viirutatud alad maapinnast kõrgemad, mingid istutusalad näiteks. et sul tekib selline ruumiline kujutlus aiast kui tervikust ja mida see ja eesmärgid ka muidugi, et mida sa tahad selle aiaga üldse saavutada, kas sa tahad enda perele mõnusat kohta, kus olla, kas sa tahad mingit iluaeda, mida sa hiljem ka sõpradele, tuttavatele, ka võõrastele inimestele tahaksid näidata. ja mida see põhikujundus või muster annab? see annab alati harmoonia, ehk siis alati sa saad, kui sa mustri paika paned ja selle läbi oled mõelnud ja ka näiteks kuldlõiget selle mustri koostamisel oled rakendanud, siis sa saad alati ühtsema kujunduse, harmoonilisema ja terviklikuma aiakujunduse, et see ei jää märkamata. ja kui sa pärast nüüd hakkad neid alasid täitma taimedega, siis tegelikult on niimoodi, et kui see muster klapib ja kui see muster on loogiline, siis need taimed, isegi kui need on täiesti valed taimed, siis midagi sul ikka hakkab kasvama ja täielikult sellist nagu valede taimedega ei ole sul võimalik seda aeda ära rikkuda, jah. et kui see muster klapib, siis valede taimedega ei ole võimalik aeda ära rikkuda. ehk siis muster annab sulle selle teadmise, et tead enam-vähem, vähemalt enam-vähem, et kuhu need istutusalad tulevad ja ja enne kui taime valima hakata, tulebki seda enda aeda ka natuke tundma õppida, et millised need kasvutingimused on, aga selle juurde me ka õige pea siis jõuame. siis mida veel tasub vaadata, on see, et millist tüüpi aed sul on tulemas ja milline istutusplaan sul on tulemas, jah. et osad teist ütlesid, et teil on varjuaed, on ju päikseline aed, varjuaed liivasel mullal, päikseline aed liivasel mullal. et tasub vaadata, et mis need tingimused, need üldtingimused on ja millist tüüpi aeda me saame sinna peale siis rajada. kas see on lopsakas inglise stiilis aed, kas see on võib-olla rohkem selline lilleaasa tüüpi aed, kergem, kas see on mingi modernne aed.
milline on su hoone juba praegu, et me peame natuke lähtuma ka sellest, mis juba olemas on ja mida me saame sinna juurde kombineerida. Et väga head tulemust ei anna, kui sa hakkad näiteks kombineerima varjuaia taimi päikeselise kasvukoha taimedega. Jah, sa võid öelda, et nad kasvavad koos, ma olen istutanud, jah, nad kasvavadki koos, nad võivad täiesti edukalt koos kasvada, kui näiteks niiskustingimused klapivad ja kui ma ei tea, ei ole võib-olla täisvari, vaid ongi poolvari, siis jah, nad võivadki kõrvuti kasvada. Aga ähm, kui sa hakkad seda pilti kui tervikut vaatama, siis ikkagi mingil hetkel sa saad aru, et midagi on nagu nihu, midagi nagu ei toimiks. kui me istutame astilbe või hosta ja kipslille kõrvuti, siis nad võivad seal täitsa kõrvuti kasvada, aga ühel ja teisel on täiesti totaalselt erinevad kasvunõuded ja kui nad kokku panna, siis tekib selline konteksti välisus, ehk siis nad tegelikult omavahel kokku ei sobi. Enne kui taimi valima hakata, tuleb luua siis see istutusplaan ja tegelikult noh, istutusplaani osa on ka üks taimede valimine, aga istutusplaanile võib-olla on oluline ka hästi see eeltöö, et sa vaatad, et oleksid puittaimedele kohad olemas, sest aed ei koosne ainult lilledest, aed ei koosne ka ainult okaspuudest või ainult puittaimedest. Paned paika need asukohad, kuhu sul võib-olla juhtpüsikud tulevad, paned asukohad paika, kuhu varasuvised õitsejad tulevad, kuhu suvised õitsejad tulevad, sügisesed õitsejad tulevad, kuhu tulevad pinnakatjad, kuhu tulevad tühikute täitjad, kuhu tulevad sibulilled. kui sa isegi sellel tasandil nagu läbi mõtled, et kuhu need taimerühmad kõik tulevad, siis alles seejärel me hakkame konkretiseerima, et mis see puittaim siis on, mille ma siia kohta nüüd joonistasin. jah, siia kõrvale ma panin visualiseerimiseks ühe pildi Palusalu aiast, kus on näha nii puittaimed, siin on nüüd lehtpõõsas, see on siis parukapuu, Royal Purple ja siin taga on valge mänd ehk siis on leht põõsas, okaspuu, siis siin ees rindes või siin vahepeal on näha ühed liiliad, siis siin esimeses või noh, eespool on üks Hiina siitpööris, see peaks graziella olema, siis on üks kuldvits, citronella ja nende ees on Virginia männas mailane roosea ja siin eespool on veel üks madalam floks ja siin on veel mingeid taimi, mis päris ettepoole tulevad. ehk siis sa näed, et aed on rindeline, aed koosneb erinevatest rinnetest ja miks see oluline on, sellepärast et maapind, sinu istutuste maapind oleks täielikult kaetud taimestusega. Miks see maapind kaetud peab olema? Sellepärast, et sul oleks lihtsam seda aeda korras hoida, sest et nagu sa tead, loodus tühja kohta ei salli, see tähendab seda, et kui sul on tühi koht, sul on tühi maapind, siis seal hakkab kasvama varem või hiljem umbrohi, mida sa enda aeda ei taha. ja see umbrohi võib olla nii rohttaim kui ka puittaim. Eesti asub parasmetsavööndis, on ju, kui me kliimavöötmetest räägime, ja sellises vööndis hakkab alati kasvama mets, kui me mitte midagi ei tee, mitte midagi ei hoolda. ja isegi noh, metsas, kui tahad head metsa saada, siis metsas peab ka mingeid hooldustöid tegema. ja milline see plaan sul siis võib välja näha, ta võib sul olla selline, kus sul ongi taimelaigud peale märgitud ja pärast siis valitud need konkreetsed taimed nende laikude peale või siis sul ongi konkreetselt pandud ringina plaani peale märgitud puittaimed, noh, need suuremad ringid siin puittaimed, siis suuremad juhtpüsikud, mis võivad olla nii püsililled ehk siis õitsvad püsililled kui ka kõrrelised. ja siis edasi tulevad kõik need varasuvised, suvised, sügisesed õitsjad, pinnakatjad ja sibulilled, et sibulilled jäävad kõik siis püsilillede vahele. et meil ei oleks eraldi sellist peenart, mida me peame hooldama, kui seal need sibulilled parasjagu
on nii-öelda suvepuhkusel. noh, üks pilt ka siit ühelt aiakujundusretriidilt. see on nüüd kohapeal joonistatud, käsitsi joonistatud plaan, kus ongi jälle näha, et need puittaimed on paigas, aiaruumid on siin välja joonistatud, istutusalad on välja joonistatud, taimed on juba kuidagi ära paigutatud, suuremad taimed ongi ringidena siia paigutatud, väiksemad laikudena. Ja siin paremal üks osaleja plaan, noh, ütleme retriidil oli see eeltöö, aga see on nüüd hiljem nagu ringidena veel joonistatud välja. et sa võid joonistada plaani ükskõik mis viisil, aga oluline on see, et ta on läbi mõeldud, et seal ongi konkreetselt vaadatud, et mis taimed tulevad üksteise kõrvale ja kuidas see siis hakkab kokku mängima. või siin on üks plaan, mis on Canva kursusel tehtud ühel osalejal, kus on visuaalsed pildid juba juures, kus on ju nimekiri, kus on näha, kuidas need laigud hakkavad olema, kuidas need värvid hakkavad olema, et kui sa piltidega ka neid plaane visualiseerid, sa näed kohe ära, et jah, see värvikombinatsioon mulle meeldib, see mõjub selliselt mõnusalt rahustavalt või rahulikult ja seda ma tahangi enda aias nagu saavutada. kui me läheme edasi ka näiteks taime valiku juurde ja, ja hooldusvajaduse juurde, siis osad taimed vajavad palju rohkem hoolt kui teised. osad taimed tekitavad väga palju tööd juurde ka kui teised, et kui me seda fotot siin vaatame, see on nüüd Palusalu aiast pärit foto, siis näiteks see hiidogaputk, see on imeline püsilill, mis putukatele väga hästi meeldib. ta on 2-aastane, ehk siis ta on lühiajaline püsilill. aga mida lühiealiste püsilillede puhul tasubki vaadata, on see, et kui lühiealine, noh, siin on see hall käokann ka näiteks, tema on ka lühiealine püsilill, siis nemad hakkavad aias rändama, nad külvavad ennast hästi palju edasi. see on nagu lühiealistele püsililledele väga-väga omane. Versus siis püsililled, kes püsivadki oma koha peal, ehk siis kui see 2-aastane sureb nüüd peale õitsemist selle koha pealt ära ja külvab ennast uuesti edasi, ehk siis siin on mingid noored lehed näha, mis järgmisel aastal hakkavad õitsema, siis päris püsililled, noh näiteks floksid või siin on läikiv päevakübar või siis siin on ka metssalvei, et nemad püsivad oma koha peal, nemad kuhugi rändama ei hakka. Nad võivad anda isekülvi, et paljud püsililled annavad ka isekülvi, aga see isekülvi suurus ja see maht on oluliselt väiksem kui siis 2-aastaste või lühiealiste püsilillede puhul. noh, siin on ka näha nüüd hästi palju püsililli, mis püsivad oma koha peal, Virginia männasmailased, väga head juhtpüsikud, külvavad ka ennast edasi, aga mitte massiliselt. siis siin taga jälle läikiv päevakübar, kõrguse andjana, juhtpüsikuna, siis vahepeal tulevad siin sügisesed õitsejad, mis suvisel ajal annavad sellist rahulikku rohelust, rohelist tooni. siis siin vahel üks aedleeklil, see on kah, külvab väga hästi edasi ennast, aedleeklil võib väga suureks umbrohuks aias muutuda, aga on võimalik kontrolli all hoida, et tema külv ei ole selline nagu lina tuleks üles. siis siin jälle vahel see kuldvits citronella, siis siin kõrval nende õrnemate õitega lõhine kalimeeris püsib ka täiesti oma koha peal, annab ka edasi külvi, aga mitte massiliselt. siis jälle need floksid, siis päevaliilja püsib ka täiesti oma koha peal. no tema on nii väga iseseisvalt seda edasi külvi peenrase ei anna, mina pole küll vähemalt näinud. nii, siis on siin ühed naiste nõgesed, Siberi naiste nõgesed lähevad risoomidega edasi. kui sa valid istutusele taimi, mis risoomidega edasi lähevad, siis tasub vaadata, kui kiiresti nad risoomidega edasi lähevad ja kui sügaval see risoom asub. kas teda on lihtsasti võimalik kätte saada või ei ole nii lihtsasti võimalik kätte saada. siin ees siis veel verev kurereha, tema püsib ka oma koha peal. edasi külvima küll ei ole märganud ja metssalvei annab ka päris tublisti külvi, aga kuna tal on
püstine sügav juurekava, siis ta ei lähe ka kuidagi edasi, et kui näiteks aedleeklil floks läheb ka natuke edasi oma nende juurtega, siis see metssalve ei lähe niimoodi edasi, et on võimalik ilusti kontrolli all hoida. või siis monarda, siin on üks väike monarda ka veel sisse jäänud. et monardaga samamoodi, et ta läheb, jah, ta läheb edasi, ta vajab ka teatud tingimustes jagamist, ehk siis on lisatöö, aga ta on imeline putukamaadukene, et ta on imeline õitseja suvises aias. ja jah, ta läheb ka risoomidega edasi, aga see ei ole selline edasiminek, et sa ei saa temast lahti. temast on võimalik väga hästi lahti saada. ja noh, siin on üks pilt siis Kersti ja Andi Vaga aiast Saaremaal. et siin on ära näha ka see, et kui kuivale ja keerulisele kasvukohale sügisest aeda nüüd vaadata, see on sügisene pilt, siis ka sinna on võimalik lopsakad taimed valida, sinna on võimalik värvi tuua kevadest sügiseni ja kui see on läbi mõeldud, siis sa näed kohe ära, et kus need kordused tekivad, kus see ühtsus tekib ja, ja loomulikult saad ka mõelda, et kui see on juba rajatud, kas ma tahan seda veel kuidagi paremaks teha, et me saame alati mingeid asju paremaks teha. või siin on Ülle Uljataed. Ülle oli paar aastat tagasi aiakujunduse kursusel ja tegi veebi baasil, veebikoolituste baasil ja kõnede baasil siis ise oma aia nii-öelda uueks, et mis tal olemas olid, tal olidki olemas siin puittaimed, mis tal olid varasemast siin juba istutatud, aga ta sidus siis püsikutega selle istutusala ära, ehk siis tegi selle ühtsuse tõi sisse. siin on hästi palju kasutatud siis seda hiidiisopit, mis on kusjuures lühiealine taim, see tähendab seda, et ta külvab ennast edasi. siis on kasutatud punanuppe selle püstisõiega ja siin servas on veel silepune on näha. siin on lubikas, ma ei tea, kas rohelubikas või see paistab siin, ja kukeharjad näiteks, et mis selle kujunduse siis ära seovad. või siin ka üks näide Viljandimaalt, see on nüüd Saare peedilt, kus on hästi viljakad kasvutingimused ja viljakatel kasvutingimustel me saame kasutada väga paljusid erinevaid taimi, aga me peame ka arvestama, et need need taimed kasvavad siis hoopis suuremad ja lopsakamad. et kui ma seda pilti siin näitan, siis kui minu pikkus on 1,75 m, siis see siilkübar Magnus on sellel istutusalal meeter mingi 50 või midagi sellist, ehk siis väga-väga võimas. see oli ka koht, kus ma esimest korda nägin Magnust nagu nii võimsana. ehk siis jah, neid kasvutingimusi me peame igal juhul arvestama ja sellest sõltub ka noh, see taimede kasvukiirus, võimsus ja need andmed, mis me internetist võib-olla saame taimede suuruste ja kõrguste ja laiuste kohta, need ei pruugi alati tõesed olla ja sageli nad ei ole tõesed. ehk siis, mis on need taimevaliku olulisemad põhjused või mitte põhjused, vaid põhimõtted? on see, et miks me peame üldse neid taimi nii täpselt valima, ongi see, et sellest sõltub väga palju hooldus, kui palju hoolt see aed vajab ja sõltub ka väljanägemine, et kui meil on aias ähm, taimed, kes ei kasva seal hästi, siis nad ei näe seal ka head välja ja tegelikult ükski selline nirutaim ei mõju kuidagi inspireerivalt või selliselt uhkelt, et mida kõik tulevad vaatama. inimesed tahavad ikkagi näha terveid taimi, tahavad uhkeid, ilusaid taimi näha ja isegi kui sa näiteks armastad astilbesid ja sul on selline poolvarjuline koht, aga see on väga kuiv koht või siis on selline päikseline koht ja sa tahad astilbesid nui neljaks saada ja oled nõus neid kastma ja oled nõus neid ekstra kuidagi nunnutama ja poputama, siis tegelikult see vajabki hästi palju lisatööd ja kui sul ei ole seda aega selle lisatöö jaoks, siis
jah, võib-olla mingi hetk sa teed selle lisatöö ära, aga siis sa ühel hetkel ikkagi ei tule järgi, sa ei jõua elu sees nagu ise füüsiliselt kastmisega seda tingimust luua, mida see taim tegelikult tahaks. jah, kui ta ei ole oma õigel kohal. ja selle all kannatab see väljanägemine, selle all kannatab taime tervis, ehk siis taimed jäävad haigeks kiiresti või kõrbevad päikese käes ära, et sa ei jõua selle kastmisega järgi tulla. ja mida need vähehoolt taimed siis annavad, need annavadki sulle selle vabaduse, et sa saad ka, ma ei tea, mingi aeg lihtsalt aiast eemal olla ja mitte midagi teha ja nende taimedega ei juhtu mitte midagi. ja versus need palju hoolt vajavad taimed, et näiteks mingid külmaõrnad taimed, noh, suurelehine hortensia on praegu ka väga selline paljudele lemmik. kui me toome suurelehise hortensia aeda, jah, seda müüakse paljudes kohtades, seda istutatakse ka palju konteineritesse, aga ka aedadesse. selliseid taimi me võime aiakujunduses kasutada alles siis, kui meil see põhistruktuur on paigas, kui meil see põhiselgroog toimib, siis me saame võtta neid erilisi taimi endale aeda. või ükskord oli vastu kevadet kuskil postitus, et müün talvekindlaid, külmakindlaid palme. kui sa ehitad oma aia üles sellele külmakindlale palmile, siis mida sa näed seal talvel? mida sa näed seal võib-olla suvel? võib-olla see ongi mingil hetkel väga efektne, aga kui sa talvel pead nad kinni katma ikkagi ja nad sul ei kasva ilma selle talvekatteta, siis sa talvel näedki neid tonte seal, kinni mätsitud tonte, kas sa tahad seda näha? me saame talvist aeda ka kujundada nii, et seal on efektseid struktuure, efektseid värve ja et see mõjuks silmale dekoratiivselt, ilusalt. mis siis seda hooldust veel mõjutavad, ehk siis osad taimed vajavadki jagamist, mida rohkem jagamist ta vajab, seda rohkem tööd ta nõuab. mis siin aitab see, et sa valid suurema osa oma taimedest, mis selle aia selgroo moodustavad, sellised taimed, kes ei vaja pidevat jagamist. selleks sa pead siis teadma, millised taimed vajavad seda jagamist, millised ei vaja nii palju jagamist. Pojeng on kõigile teada-tuntud, tema ei vaja mingit jagamist. ja selleks, et ta ilus välja näeks, tuleb istutada õigele kasvukohale, tuleb istutada õigele sügavusele, komposti lisada istutamisauku, segada sisse. see on see, mida pojeng tahab, et ta ilus välja näeks. siis väetamine samamoodi, et osad taimed vajavad väetamist. kui meil on sellised hästi noh, sellised poolniisked, parasniisked, savikamad kasvukohad ja sinna valime sellise lopsaka kasvukoha taimed, siis need vajavad ka väetamist. kui meil on liivane pinnas, vaene kasvukoht, siis paljud arvavad, et oh, nüüd ma ei saa seal midagi kasvatada, ma pean tooma sinna uue mulla peale, et seal üldse midagi kasvaks. aga kui me mõtestame selle ümber, kui me võtame selle liivase kehva kasvukoha oma aia tugevuseks, ehk siis me valime sinna taimed, kes ei vajagi nii palju toitainet, taimed, kes seal ilusti ise püsti püsiksid, taimed, kes saavad selles liivases tingimuses hakkama, siis jääb ka ära see lisaväetamine, lisapingutus selle väetamise nimel, et ma saaksin nagu taimed kõik lopsakalt rammu ajada. kusjuures teadma peab ka seda, et paljud sellise kehva kasvukoha taimed ei taha sellist väetamist saada. jah, nad kasvavad suureks, võimsaks, aga mis juhtub edasi? juhtub see, et nad võivad nakatuda kergemini haigustesse, seenhaigustesse, võivad kergemini saada endale mingid täid kallale, mingid putukad, mida me ei taha, ei talvitu hästi. et see mõjutab, see väetamine mõjutab väga palju selle taime tervist ja üle talve püsimist ka. ehk siis õigele taimele õige väetis ja õigele taimele õigel ajal see väetis või siis mitte üldse väetis. ka lõikamine, et osad taimed, noh, kui meil on vormi pügatud hekid, vormipuud, siis need vajavad teatud lõikamist teatud ajal. kui me selle aja maha magame ja mõtlemegi, oh, sel aastal ma ei tee, ma võtan järgmisel aastal või ülejärgmisel aastal. jah, teatud heki taimed kannatavad seda ja saavad sellega väga hästi hakkama. kui meil on näiteks Brabant hekk, me saame väga edukalt seda ka paari aasta pärast korralikult tagasi lõigata ja uuesti ta ilusaks nagu ehitada. aga
osad ei kannata seda tugevat tagasilõikust, kui sa kuuseheki jätad ikkagi aasta või kaks vahele ja siis ütled, et oh, nüüd ma võtan selle käsile, nüüd ma teen ta jälle ilusaks, sest et ma ei jõua enam seda, ma ei taha, et ta nii suureks läheb ja ma tahan ikkagi ta uuesti ilusaks saada. Siis või noh, 2 aastat on võib-olla veel enam-vähem, aga kui sul on, ma ei tea, 5 aastat lõikamata või 6 aastat, siis mustale või sellele alumised okkad, sisemised okkad, need surevad sul lihtsalt ära ja neid ei kasva sul sellest laasunud puidust enam tagasi. jah, et siis pead hakkama otsast peale seda kuusehekki rajama. Ja taimekaitse ka, et taimekaitset sa pead tegema taimedele rohkem, kui nad on vales kasvukohas, ehk siis kui taimed on stressis, on neil ka rohkem probleeme. ehk siis kasvukoht on A ja O. Ehk siis mida see vähe hoolt vajavad taimed tähendab tegelikult, et kui sa pead rohkem nende eest hoolt kandma, siis see tähendabki rohkem tööd ja isegi kui sa väga ülihoolas oled, siis ja selle töö ära teed, ehk siis kui me räägime näiteks kastmisest, ekstra kastmisest, sul on niiske kasvukoha taimed, siis ei pruugi see aed ilus tulla, sest et need taimed ikkagi noh, sa võid valesti kasta, sa võid liiga vähe kasta sellest hoolimata, võib-olla jääb mingi päev vahele või, või noh, seal võib väga palju asju minna valesti ja tekitada siis sellise lisa ähm,, lisainetu efekti, ütleme nii. Ehk siis, kui sul on niiskust vajavad taimed kuivas, liivases aias, siis neid sa seal väga väikse vaevaga lopsakaks suureks ei saa. või siis, kui sul on vastupidi, siis samamoodi, et kui sul on kuiva ja liivase kasvukoha taimed niiskes kasvukohas, siis väga paljud sellise kuiva kasvukoha taimed ei kannata seda niisket kasvukohta, et me võime arvata, et kõik taimed tahavad juua ja tahavad päikest ja kõike seda, aga tegelikkuses see nii ei ole, et taimed on kohastunud vastavatele tingimustele, erinevatele tingimustele. ja selge on see, et taimed vajavad alati vähe hoolt või vähem hoolt, kui nad on neile sobival kasvukohal. et kui me ei eira seda kasvukoha teemat. Ehm, rooside teema ka võib-olla, et haigusõrnad roosid. Roosi sordirühmi on palju erinevaid ja roosi testitakse ka erinevalt. et on sordirühmad ja sordid, mis ongi hästi tugevad, mis on haiguskindlamad. aga kui sa ikka tahad seda, ma ei tea, kollase õiega sorti, mis näeb nii uhke välja seal pildi peal või näebki seal puukoolis välja, siis tea seda, et sinna puukooli ta ei tulnud ilma tööta, ta ei tulnud lihtsalt nipsust, vaid sellega on väga palju vaeva nähtud, eriti veel, kui tal ei ole seda tugeva sordi tunnust küljes. ehk siis, kui sa tahad lihtsamini, siis vaata seda eriti. või talveõrnad roosid ka, et ka talvekindlus on nendel roosidel ära märgitud väga tihti etikettidele. et ja mida roosid üldiselt tahavad? kui me räägime, kui me võib-olla pargiroose nii väga ei võta, pargiroosid on natuke lihtsamad, aga roosid tahavad ikkagi väga palju väetamist saada, et nad terved oleksid, tahavad taimekaitset saada, tahavad korralikku katmist saada, kui sa tahad, et nad päriselt lopsakalt õitseks. jah, ma tean, sa võid öelda, mina ei kata roose ja kõik on hea, aga kas sa oled näinud roosi, mis on kaetud olnud ja mis õitseb? seal on nagu öö ja päev õitsemise vahe, õitsemise ajavahe ja see lopsakuse vahe. et kui sa tahad korralikku uhket roosi saada, siis võta ette katmine ja mitte katmine kuuseokstega või mingi turbaga, vaid pakasekangaga. et see aitab väga palju. siis külmaõrnad püsikud, kõrelised, nendel on ka see, et katmine on hästi oluline, kui me oma aeda toome külmaõrnu püsikuid ja kõrelisi, kes ise hakkama ei saa ilma meie abita, siis üks variant, nad lähevad talvega välja, teine variant, et me peamegi neid katma ja kui sa sügisel pead nagu väga paljusid taimi enda aias katma, siis see on jälle väga suur lisatöö, pluss see kattematerjal, mis sul ka selleks kulub.
meil Palusalu aias on ka erilisi taimi, on ka külmaõrnu taimi, mida me katame, aga see protsent on nii väike, et need ongi nii-öelda need erilised mängukohad, kus me saame nagu aega lisaks kulutada, sest et üldaed, üldmulje, üldstruktuur, see kõik toimib ja need lisakatsetused, lisamängumaad lihtsalt põnevuse hoidmiseks on siis võimalikud. Aga kui sul ei ole veel seda põhistruktuuri paigas, kui sul ei ole seda selgroogu ja toimivat süsteemi paigas, siis külmaõrnade, püsikute, kõrreliste või puittaimede kasutamine aias, see pigem tekitab sellist lisatööd ja stressi väga palju juurde. Siis tihti jagamist vajavad taimed on ka, noh, mis on tihti jagamist vajavad taimed, näiteks hariliku raudrohu sordid. Kui sa neid ikkagi ei jaga pea iga aasta, siis nad lähevad sul ühel hetkel välja või sa ütled, et oh, mul läks see uhke oranž sort läks valgeks. Mis ei ole tegelikult tõsi, vaid see harilik raudrohi külvas ennast sinna sisse, see on siis see valge õiega, aga see oranž läks sul välja, see terrakota, sest et sa ei jaganud teda õigel hetkel. Ehk siis see tahab saada lisatööd. Aga võib-olla ilma nendeta on ka igav, ehk siis nad on väga hea õiestruktuuriga, nad on väga ilusa õievärvusega, aga sa pead teadlik olema sellest, et mis töö nad siis endaga kaasa toovad. Ja siis õigel ajal seda tegema. nii, siis amplid. amplid on ka niisugune teema, et amplid ja konteinerid. et loomulikult meil võivad olla aias või terrassil, rõdul need amplid ja konteinerid, need annavad väga palju juurde. aga kas me tahame nagu tervet aeda sellele üles ehitada? kui meil on rõdu, eile just oli rõdukoolitus, siis loomulikult rõdu on sellele üles ehitatud, me ei saa seal maapinnaga ühendust saada. aga kui sul on võimalik neid vähendada, siis töö mõttes tuleb neid vähendada või valida sinna taimi, kes saavad ise hakkama, kes ei vaja mingit õite äranäpistamist või kes ei vaja, ma ei tea, eraldi nii palju väetamist või kes saavad ka mingi kuivema perioodiga hakkama. ja suvelilled, mida peab ette kasvatama, et see on ka lisatöö. jah, nad võivad anda väga palju efekti juurde, aga kas me saame selle efekti luua ka äkki juba mingite püsililledega? et need on need mõttekohad. osad suvelilled sa võid lihtsalt maha külvata, ilma et sa peaksid neid ette kasvatama hakkama, ilma et sa peaksid nendega mingit putitamist tegema hakkama. nii, siin pildil siis, mis siin on läikiv päevakübar siin taga, on see kollase uhke õiega. see soomaal kasvab pea 3-meetriseks, muidumaal kasvab mingi 2-meetriseks, 1,80 m, kuskil niimoodi. siis siin roosa on toruõieline männaskannep ja siis on punane angervaks, mis on juba ära õitsenud siin, venusta, mis näeb imeline välja, kui ta õitseb ja loomulikult peale õitsemist on ka tal selline pruunikas toon, on ka väga huvitav struktuuri andja, et see foto on ka Kersti ja Andi Vaga aiast sügisesel ajal ja siin ees servas Astilbe purpurlantse, mis on ka üks tugevamaid astilbesid, mis saab päikse käes ja ka sellises parasniiskes kasvukohas päris hästi hakkama. ja kui meil on keerulised kasvukohad, siis ka keerulistele kasvukohtadele me leiame sobivad taimed. mitte me ei pea seda kasvukohta totaalselt ümber muutma, vaid me otsime õiged taimed sellele kasvukohale. kellel on olnud sellist olukorda, et sul on hästi keerulised tingimused, sul on, ma ei tea, paepealne, sul on hästi kuiv, liivane, sul on hästi kivine ja sa oled leidnud sobivad taimed. kas kellelgi on olnud sellist olukorda? pane mulle chati. või kui sul on hästi savine, märg pinnas, vähe õhku. mis on savise ja märja kasvukoha üks suurimaid miinuseid, ongi see, et on vähe õhku, väga paljud juured tahavad õhku saada, aga on ka mõningad taimed, kes seal savisel märjal hakkama saavad. näiteks kukesaba on üks näide, kes saab savikal ja niiskel pinnasel väga hästi hakkama. või sul on liivane, kuiv ja veel varjuline, et see on üks keerulisematest kasvukohtadest üldse, mis on siis liivane, kuiv ja varjuline või ka noh, poolvarjuline, seal on natuke rohkem variante. siis
ka sinna leiame taimed. sinna on võimalik taimi valida ja ainult äärmisel vajadusel siis mõelda maaparanduse peale, kas siis on õhku juurde vaja, kas on vett siduvat materjali juurde vaja, et kui on tõesti täiesti rannaliiv ja me tahame seal rohkem lilli kasvatada, me tahame ikkagi sellist lopsakat kooslust saada, siis tuleb sinna vett siduvat materjali juurde ka siis segada. Kes siis kuival päikeselisel näiteks hakkama saavad, on kukeharjad, Fasseni naistenõges on A ja O selline taim, kes igal juhul hakkama saab. Puned, harilik pune, silepune näiteks, villane nõianõges, imeline selline pehme lehega, halli lehega struktuuri andja. ja märjemas päikeselises kohas vesikanepid, kukesabad, punane angervaks, luht kastevääres kõrrelistest, näiteks luht kastevääres või harilik harilik sinihelmikas, roogsinihelmikas ka väga hästi sobivad märjemale ja päikeselisele kasvukohale. No siin on, see eelmine pilt oli ka Kersti ja Andi Vaga aiast Saaremaal, et siin on ka hästi palju kõrrelisi kasutatud, püsililli, erinevaid õitsemisaegu ja seesama pilt siis kevadel, nüüd paar nädalat või nädal aega tagasi tehtud, kus ongi näha, et varasuvisel ajal on ka siin õitsemist, struktuuri juba tuleb, et need Faasseni naistenõgesed on alustanud õitsemisega, laugud, idamagunad praegu on uhked, näed, siin nupud lähevad kohe lahti. ja kõrreliste lehestik juba hakkab sellist erinevat struktuuri andma, et varasuvisel ajal üks asi on õitsemine, aga teine asi on ka see, et mida see lehestik juba suudab pakkuda. või siis siin on seesama aed sügisene pilt, kus ongi punane siilkübar, väga uhkelt saab hakkama, Frikarti aster siin keskel näiteks, kukeharjad, siin on mingi sügisaster, mis hakkab veel hiljem õitsema, et neid rohelisi laike on ka seal sees, mis alles hilisemal ajal sellist efekti annavad. või siis mugultuliürt ära õitsenuna ka need õiestruktuurid või siis angervaks raudrohi siin kollaste õitega, ka hästi pikaajaline õitseja, saab sellel kohal väga hästi hakkama ja siis kõrrelised teravõiene kastik näiteks, Hiina siitpöörised, siin on Austraalia hiidhirss alustamas õitsemist näha siin õied, harilik kastikhein siin servas, jah, siin servas veel villane nõianõges, et see on ka selline imeline servataim, mis kuival kasvukohal just väga hästi tuleb. ja siin servas kusjuures preeria pillahein ka veel, et see on ka hästi hästi õhuline ja saab kuivemal kasvukohal imeliselt hakkama. või siis niiskemal kasvukohal, see on nüüd ka Kersti ja Andi Vaga aias seal niiskemal alal, kus on siis selline peenikeste lehtedega näiteks soopiimalill, mis praegu õitseb, või siis palmilehine tarn, siin ka jälle preeria pillahein, kukesabad, astilbe, et astilbele on siin ka piisavalt niiskust, ta saab väga hästi hakkama, või siis ära õitsenud Przewalski kobarpea õisikud siin püstised. ja siin vist õitseb see teine kobarpea, see alles õitseb. hambuline kobarpea, jah, jälle kukesaba siin otsa peal. et on võimalik erinevatele kasvukohtadele ja seesama koht, jah, seesama koht natuke teisest vinklist ja nüüd nädal aega tagasi pildistatud, kus see soopiimalill õitseb, kus Siberi iiris õitseb, et kui sul on niiskemad tingimused, sa saad kasutada hoopis teistsuguseid taimi kui kuivadel tingimustel ja vastupidi. et me ei pea kartma, et äh, me ei saa hakkama nagu keerulistel tingimustel. et kui meil on 30 sentimeetrit musta mulda ja ülejäänud kiht on savi, siis see ongi väga hea. 30 sentimeetrit igasugustele lilledele, väga paljudele lilledele piisab täiesti. et kui ehitatakse üles sellist istutusala, siis noh, Saksamaal on igasugused reeglid istutusalade ülesehitusel, siis seal peab olemagi 25 sentimeetrit tegelikult seda mullakihti, ehk siis kui sul on juba 30, siis see on väga hea, sa saad väga vabalt seal igasuguseid asju teha. taimevaliku põhimõtetest veel, et mis on oluline, on siis esiteks, et kui sa tahad kuskilt mujalt neid taimi tellida,
siis esimene asi, mida me vaatame, on kliimatsoon. et Eestis sa võid kasutada kliimatsooni 4 ja 5 taimi igal juhul, aga ka kliimatsooni 6 taimed võivad siin edukalt juba hakkama saada. et meil on ka aias mitmeid taimi, mis tegelikult on nagu kirjade järgi juba kliimatsoon 6 taimed, aga saavad väga hästi ka ilma katteta talvel siin hakkama. Kui sa tead, mis kliimatsoonist see taim pärit on, siis sa võid tellida põhimõtteliselt ükskõik kust kohast need taimed endale kohale. no teine asi on muidugi see haiguste ja kahjurite teema, aga kliimatsoon on see alus, mille järgi me saame siis taimi valida, kui nad ei ole Eestis juba nii-öelda vabalt kasvavad ja kui sa tahad midagi uut nii-öelda katsetada. Siin veel paar sellist näidet. See on nüüd üks hübriidülane Briti Lady Maria, mis on imelise sügisese õitsemisega, sellise puhta valge kroonlehega, mis läheb külmade saabudes natuke selliseks roosakamaks ja kollase südamikuga, hästi-hästi selline kirgas sügisene värv. Ja siinjuures siis harilik kastikein, Stipa kalamakrostis ja metssalvei ametüst, kusjuures seda ei ole tagasi lõigatud ja ta annab sügisel siis nagu lisaõitsemise ka, et siin on näha nii ära õitsenud õisikud kui ka siis uue hädalaõisikud, hädala õitsemisega. Siilkübarad on ka sellised püsililled, kes võivad olla nii head, tugevad kui ka siis nõrgad, sellised mittetoimivad. Neid sorte on uhkeid, aga mis võib-olla peaks vaatama, et osad sordid on nii ülearetatud ja neil on niisugused kehvad vanemad, et nad ei püsi püsikuna lillepeenras, vaid nad lähevad sul välja, kui sa neid ei jaga või kui sa neile vastavat õiget kasvukohta ei leia. Meil on aastaid aias kasvanud see punane siilkübar Rats-Matats. See on nüüd selline, kes on tõesti sellise uhke õisikuga, küll täidisõielisega ehk siis putukatele siin midagi suurt ei ole, aga väga võimsa värvilaigu annab ja tema on selline siilkübar, kes on pikaealisem, kes saab ilusti hakkama. Küll aga me jagame ka teda mingi aja tagant, aga mitte nii tihedalt. Ja siis muidugi aedleeklilled, et vanadest aedadest aedleeklilled on ka ikkagi päris sellised tugevad taimed või tugev liik, mida oma aia kujundamisel kasutada, kui sul on parasniisked mullad, kui sul on päikest. Kuskil varjulises kuivas ei tasu teda kasvatada või kuivas liivases ei tasu teda väga kasvatada, sest et kuivas ta jääbki palju kergemini haigeks. Kui me nüüd selle taimevaliku põhimõtetest veel räägime, siis mis on need mulla omaduste tähtsamad aspektid, on see, et milline see muld meil siis on, kas ta on toitainete rikas või toitainete vaene, see määrab ära meil taimevaliku. Määrab ära ka see, et kas see on kuiv pinnas, kas see on parasniiske või niiske pinnas, kas seal jääb mingil hetkel näiteks isegi vesi peale seisma. et need on lihtsalt erinevad tingimused, see ei tähenda, et kui meil jääb vesi seisma suure vihmaga või meil jääb vesi seisma talvisel ajal, see ei tähenda, et see on halb kasvukoht. see on teatud taimedele jah, halb kasvukoht, aga mitte kõigile taimedele. kui me valime just sellest tingimusest lähtuvalt meile need sobivad taimed, siis see asi hakkab toimima. Ja millised on valgustingimused, ehk siis kas see on päikeseline kasvukoht, poolvarjuline, varjuline kasvukoht, et ka seal me saame vaadata, et mis see tingimus täpselt on, et ei ole nii, et varjuline kasvukoht on halb kasvukoht ja päikeseline on hea kasvukoht, vaid ongi erinevad taimed erineval kasvukohal. nii, siin on siis sellise parasniiske kasvukoha kooslus koos hästi hilja õitseva aedleeklile sordiga, et siin kõrvuti on 2 erinevat leeklile sorti, aga üks on hästi hilja õitsev koos selle aedhortensiaga, see on nüüd Limelight siin. ja see õitsebki kuskil septembrikuus, see sort aedleeklil, et me saame erinevaid õitsemisaegu kokku kombineerida. või siis varjulisemal kohal
tegelikult isegi poolvarjulisel ja parasniiskel. loomulikult hostad, siin servas on suureõiene tellima, mis on tagasi lõigatud. siit paistab ka kopsurohi hostade lehtede alt, et siin ta on madalam, ta saab ka serva rohkem ära katta. lurtslilled õitsevad sügisesel ajal, on ju. see on isegi vist suht suvine pilt veel. mingid Virginia männasmailased siin õitsevad, et sealpool läheb juba valgemaks. aga vastavalt kasvukohale siis me valime ka need taimed ja taimekooslused paneme omavahel kokku. Nende taimede kasvukohtade järgi me oleme koostanud erinevaid nimekirju ka. osad nimekirjad on raamatus kättesaadavad, siis Naadimetsast paradiisiks raamatus, osad on Unistustaia klubis, aiakujunduse kursusel, et need nimekirjad aitavad väga palju lihtsamalt neid taimi välja otsida ja esmast valikut juba teha, et kui sa kuskilt pihta hakkad, siis see eeltöö on tegelikult mul juba ära tehtud sinu jaoks. nii, siin on veel siis näide sellest hiidoga putkest, Miss Wilmot's Ghost, mis on 2-aastane, kes küllab ennast intensiivselt edasi ja sa pead õigel ajal ta siis välja kõplama, kui sa tahad, et ta järgmisel aastal õitseks, et kui ta on liiga tiheda, tiheda külvina, siis ta ei anna sulle õitsemist järgmisel aastal. et see kehtib paljudele 2-aastastele taimedele, 2-aastastele püsikutele. Siis aedleeklill jälle siin, see on minu meelest Miss Piper on selle sordi nimi ja õnnehein ka parasjagu seal õitseb, et õnneheinad, aedõnneheinad on ka sellised taimed, kes annavad noh, niisuguse suve hakul tugevat õitsemist, kes õitsevad ära ja pärast sa lõikad nad maha. aga hea sellise õitsemise annavad juba kätte sellise suure värvilaigu. nii, siin on siis kooslus selline, et siin on nii Virginia männasmailane, siin on nüüd Fascination koos ühe kastikuga, millel eestikeelset nimetust veel ei ole, see on siis Calamagrostis varia, millel on selline natuke kaardusõisik ja teravõielise kastikuga Avalanche, mis on püstise õisikuga. siis on siin vahel ka veel üks sinine käoking ja Monarda ka siin vahel, et aga samal ajal mingid õitsemise aspektid tekivad. või siis natuke sügisesem pilt, et milline näeb sul aed välja sügisel. sügisel annavad hästi efekti loomulikult erinevad kõrrelised, aga ka sügisastrad. siin on nüüd Pürenee aster, mis õitseb ka üsna hilja koos siis selle Calamagrostis variaga, Hiina siitpööristega. ja siin on ka näha ära õitsenud näiteks suureõielist naistenõgest või heleeniumid näiteks siin ära õitsenud. et kõik need on erinevad struktuurid, mis sügisel just pakuvad ka väga palju põnevust ja kusjuures, kui talv hakkab tulema, esimesed härmatised tulevad, siis see kooslus näeb ka hästi selline huvitav ja lummav välja. nii, siin on veel Hiina siitpööris, Federweiser, siis hästi hiline kuldvits. ma mõtlen, kas see oli kuldvits eesti keeles peaks vist olema. see on siis Solidago Fireworks. Fireworks siis hästi hiline õitseja ja siin vahel siis Rudbeckia subtomentosa, see on siis viltjas päevakübar peaks eesti keeles olema. et annab sellist sära ka sellisesse halli, tumedasse sügispäeva, et see pilt, ma arvan, on tehtud septembri lõpupoole. see on nüüd Palusalu aiast. või siis erinevad kõrrelised, siin on nüüd koos luhtkastevars palava. ja luhtkastevartega on see, et nad on väga efektsed kõrrelised, aga väga paljud sordid külvavad ennast edasi. nüüd see palava ei külva ennast edasi, et palava on steriilse õisikuga. kui sa selle õige palava kätte saad, siis tema ei tohiks külvata ennast üldse edasi. siis siin ees on ära õitsenud juba see Astilbe purpurlantse ja taga Hiina siitpööris ja siin kõrval jälle see Virginia männasmailane. sügisese õitsemise peale tasub ka vaadata, et kas sul on see sügisene õitsemine tagatud. tihtipeale sügisene aed näeb üsna trööstitu välja, kui meil ei ole sügisesi õitsejaid ja sügiseste õitsejate klassika on erinevad õiekad sügisastra sordid,
õieka sügisasta sordid ehk siis Aster novibelgi sordid. siin on siis mõned neist näha, aga tema on jälle selline, kes vajab üsna palju tööd. kui sa ei taha tööd teha, kui sa tahad nii-öelda tugevat struktuuri, mis ise püsib aastakümneid ühe koha peal, siis pigem võiksid valida hoopis kauni sügisastra, kes ei lähe sul aias rändama, kes ei vaja mingit hullu jagamist. Siis siin servas on näha ka Aster divariccatus ehk siis haraline võsaaster, kes samuti üsna hilja sügisel veel õitseb, annab sellist valket või valget õievärvust ja pärast ta näeb ka tegelikult dekoratiivne välja, kui ta on ära õitsenud ja talvel, kui tal need seemnepead nagu lahti lähevad, siis on ka härmati seal väga huvitava struktuuriga. Siis praegu varasuvisel ajal, et kui praegu noh, aedades ringi käia või aedu vaadata, siis väga paljudes aedades on lopsakat õitsemist. Pojengid hakkavad juba alustama, aga kui sul ei ole, siis praeguse aja jaoks tulebki planeerida varasuvised õitsejad, sibullilled, laugud on praegu on ju suured staarid. mis siin on kokku pandud, ongi harilik öölill Hesperis matronalis koos hariliku kurekellaga, siin on sellised valged roosad kurekella sordid ja nemad on ka aias rändajad, nad on ka lühiealised ja nad lähevadki oma seemnega edasi. ehk siis sa pead õigel ajal õige koguse maha kõplama, et nad järgmine aasta saaksid siis õitseda. ja kui sa seda teha ei taha, siis sa neid taimi oma aeda tuua ei saa, jah, sest muidu, kui kõik on neid täis, siis ükski ei saa suureks kasvada, siis õitsemist ei tule lihtsalt. küll aga näiteks see ilulauk Globemaster on ikkagi suhteliselt vähe hoolt nõudev, sest et kui sa tahad suuremat õit saada, jah, sa võid siis iga paari aasta tagant ta välja kaevata, jagada seda sibulat ja siis istutada uuesti tagasi, aga ta ei külva ennast edasi, et paljud ilulaugud külvavad ennast edasi ja see siis mõjub võib-olla visuaalselt häirivalt ja vajab sellist lisanokkimist, et kui sa neid ei taha saada. ja kui sul on neid kasvutingimusi arvestatud, siis edasi, mida me arvestame, on kõrgused, et kuidas me need taimed omavahel siis kokku kombineerime, ka värvused, et milliseid värvuseid me omavahel kokku kombineerime, milliseid struktuure me kokku sobitame, kas on püstise õie kujuga, kas on sellise ümara õie kujuga, õhulised õied omavahel kokku, siis ja millist efekti nad peaksid looma, et ka efekte me saame vaadata, et kas mingid värviefektid, värvikontrastid tekivad, võib-olla hoopis struktuuride kontrastid tekivad. ja siis me vaatame ka funktsioone, et kui me need taimed kasvutingimuste järgi oleme välja valinud, siis me vaatame alati ka funktsioone, mille jaoks või mis eesmärgil see taim siis on sul valitud. kas ta on võib-olla vaate piiramiseks, kas ta on lõhnav, et sa tahadki, et oleks ka mingit lõhna, kas ta on putukatele mingi väärtusega, kas ta on lindudele mingi väärtusega, et lisaks sellele, et tal on see õitsemisaeg, on tal ka veel mingi lisafunktsioon võib-olla, ta võib olla söödav näiteks. siis kui me tahame vähe hoolt nõudvat asja, siis me vaatame kindlasti taime valikul ka seda, et milline on tema levikukiirus. levikukiirus, kasvukiirus, levimisviisid. et kui ma siin täna olen rääkinud nendest lühiealistest, praegu on see lühiealiste tipphooaeg üsnagi ka käes, siis kui me ehitame oma aia üles lühiealiste püsikute peale või selliste püsikute peale, kes levivad väga kiiresti edasi või kes külvavad ennast väga kiiresti edasi või risoomidega lähevad väga kiiresti edasi, siis sa ei jõuagi seda aeda korras hoida, sa ei jõuagi nagu silma peal hoida ja see võib üsna kiiresti muutudagi väga kaootiliseks või väga noh, nagu mitte umbrohtu kasvanuks, aga selliseks aiaks, millest sul ei käi enam jõud üle ja sa ei jõua võib-olla mingit taime enam nagu kontrolli all hoida. et näiteks aiandites müüakse ka näiteks amuuri siitpöörist või siis jäneskastikut, jah. mõlemad näevad väga efektsed välja, väga efektsed näevad välja, aga kui sa nad endale aeda tood, siis sa oled toonud endale aeda nuhtluse ikka aastakümneteks ja sellest ei ole võimalik nagu nii lihtsalt enam lahti saada. sa pead juba kopaga hakkama seal midagi toimetama.
aga kui sa oled nagu eelnevalt natuke uurinud, et kuidas see taim edasi siis levib või mis omadused sellel taimel on, kas ta sobib minu nõuetega, et kui ma tahan, et mu aed näeks hea välja ka, ma ei tea, 5 või 10 aasta pärast, siis kas ma saan teda üldse enda aeda tuua selle ajakuluga, mis mul või ajaraamiga, mis mul on nagu oma aia hooldamiseks üldse võimalik kasutada. noh, erinevaid lehestikke saad kokku kombineerida, siin on nüüd Bergenia näiteks koos vaiptassikuga või vaipsasikuga, tal on ka mitu nime, et selline hästi pinnakate, mõlemad pinnakatte taimed, üks katab täiesti tihedalt selle pinna ära, teine on sellise suurema, tugevama lehega, tekib selline struktuuride erinevus, hästi efektne, poolvarjulises kohas väga hea lahendus. või siis kuuse juure peal näiteks, mis kuuse juure peal kasvab, seal kasvab ka taimi, kui sa õiged taimed sinna valid. ja nüüd kaelususitatar, mis on natukene kaugemal, aga siin vahetus kuuse läheduses näiteks see kadakas, Sabina kadakas on ju, Sabina kadakas saab väga hästi hakkama poolvarjulises ja isegi varjulisemas kasvukohas või siin servas on Jaapani enelas. ja päris kuuse juure peal, mida ei ole näha, on ka näiteks risoomikas kurereha, kes seal väga, väga toredasti hakkama saab. noh, mõned sügisesed struktuuride kooslused veel, et siin on näiteks see viltjas päevakübar, Rudbeckia subtomentosa, üsna kõrge, ta on mingi 1,30 m äkki, 1,40 m. siis kuldvits, Fireworks, jälle sellise õhulise õisikuga. see veel ei ole hakanud õitsema, et see õige pea hakkab sellel pildil õitsema, aga juba see enne õitsemist, see õhuline struktuur on hästi efektne. siis mõned punanupud, mis on juba ära õitsenud, aga sihuke haraline struktuur siin vahel või seal taga Hiinas siitpööris, Graziella, mis on ka sügisel just siukse õhulise struktuuriga ja teravõiene kastik püstise õiekujuga. või selline hilisem õitseja punanuppudest, Blackthorn, ka huvitava õiekujuga, huvitav värvus, putukatele väga meeldib, et ka selliseid taimi võib üksikult, noh, kui me näiteks värvide kordustest räägime, lihtsalt värvikordusena kuskil sees olla. noh, siia vahele üks varasuvine pilt sellest samast ilulaugu Globemasteri kooslusest, siin on näha ka veel Siberi iirist serva peal, et Siberi iiris ka õitseb ilulauguga ja üldse aediiris õitseb praegu ilulauguga samal ajal ja saab hästi huvitavaid kontraste või kooslusi nendega luua. nüüd üks niisugune liivase kasvukoha peenar, see on nüüd Kihnus Elli kodumajutuse juures, kus ongi 1 aasta peale rajamist, kui need taimed on sobival kasvukohal, siis nad võivadki väga lopsakad juba välja näha. ja kuna see peenar on liivasel kasvukohal, aga see pinnavesi ei ole väga või põhjavesi ei ole väga kaugel, siis saavadki näiteks siin floksid väga hästi ka sellel liivasel hakkama või siin teravõiene kastik annab sellist kõrgust ja kurerehale ka väga hästi meeldib. noh, või teisest küljest, kus on natukene varjulisem, puishortensiad tunnevad ennast väga hästi, päevaliiliad, härjasilmad. ja kui see kooslus on nagu läbimõeldult kokku pandud ja ta on umbrohuvabalt ka rajatud, ehk siis istutusalune pind on õigesti ette valmistatud, siis sa võidki enda istutusala kohta ka võib-olla varsti öelda, et ma ei tea, kas ma olen sel aastal olnud laisem, aga ma olen seda peenart ainult 1 kord hooldanud. ehk siis Kätlin ütles seda mulle 1 aasta, see on juba paar aastat tagasi, kui ma ei tea, juulikuus või augustikuus ütlesin, et Kätlin, ma tulen sulle nüüd külla, et tahan su peenart näha, onju. ja siis noh, ta päev enne minu tulekut siis käis korra selle üle, aga oligi nii, et tal ei olnud varem seal midagi asja, tal ei olnudki sealt midagi otsida, taimed nägid head välja, seda ta ei kastnud ega mitte midagi. et see väga palju mõjutab, see taimede valik, seda hooldust, taimede kokkupanek, millised taimed omavahel kokku lähevad, kuidas nad üksteist toetavad, et sul ongi sellised maapinnalähedased lehestikud
koos taimedega, kellel võib-olla need jalad on alt paljad, ehk siis kellel ei ole maapind lehestikuga kaetud. Jah, ja siis seesama istutus nüüd paar nädalat tagasi ja mis seal ongi laugud, seal on öölill on taga väga võimsalt õitses, pojengid on alustanud ja on ka sellist rohelist lehte, mis alles varsti õige pea hakkab õitsemist alustama, on ju. Suvine õitsemine. Ja lõpus võibki ka sinu aed, terve aed nagu aasta läbi kaunis olla, et sa ei pea nii-öelda nahast välja pugema, et seda saavutada ja hooldada, kui see eeltöö on tehtud. Jah, kui see eeltöö on tehtud. Aga kui seda eeltööd ei ole, kui sa paned juhuslikkuse järgi need taimed paika, kui sa paned kõhutunde järgi, siis ongi väga palju sellist ümbertõstmist, väga palju ümberpaigutamist, ümbermõtlemist ja võib-olla ka rahulolematust, mis sellega siis kaasneb. Kuidas seda kõike siis ellu rakendada, ellu viia? Et kui sul täna tekkis küsimusi juurde, millele sa täna vastust ei saanud, et chatis oli väga palju vastuseid, väga palju küsimusi ja kui sulle nii-öelda sa tunned, et tahaksid midagi juurde, sa tahaksid nii-öelda kindlamat tuge, kust alustada, siis ma jagan sulle siia vahele ka mõned lood teistest aiapidajatest, kes nüüd hiljuti käisid ka Kõue mõisa aiakujundusretriidil, et mis viisil nemad siis nagu selle aia loomisega alustasid. Nii, ja ma jagan sulle kohe siis neid videoid ja sa võid julgelt panna ka siia chati veel küsimusi. Kui sul vahepeal on küsimusi tekkinud, ma vaatan need küsimused ka siin jooksvalt üle, kui meil tekib siin veel ajalist momenti. Nii. Nii, vaatan kohe, kas ma saan selle videoga siit ilusti üles leida. Nii. Ainuke asi, ma vaatan, kas ta jagab mulle seda häält ka. Jah, nii. Aiakujundusretriidist. Räägi natuke, kes sa oled, millega sa igapäevaselt tegeled, et mis sinu see taust on, kas sa oled aiakujundaja või oled mingi muu kujundaja? Tere! Ei, mina ei ole mingi kujundaja. Mina igapäevaselt ma hoian lapsi. Nii et ma olen aiakujundamisest ikka väga kaugel. Ma olen ülikoolis bioloogiat õppinud, aga rohkem mul aiakujundusega kontakti ei ole olnud üldse. Ja enne kui ma retriidile tulin, ma olin vaadanud Palusalu aia koolitusi natukene. Ma olin püüdnud oma aia tsoonideks jagada, aga et kuhu täpselt mida, seda mul veel polnud pilti peas selgelt niimoodi. Ja siis mõtlesin, et tulen teen pisikese peenra, et siukese motivatsiooni peenra omale. Et noh, võib-olla mingi 5x3 meetrit, niimoodi väikene L-tähekujuline peenar. Tulin, Maria võttis kohe selle asja ette, ütles, et ei, see on liiga väike, teeme ikka siukse asja, mida saab kasutada. Ja nüüd aitas joonistada, nüüd see peenar ma muutsin ära, on kuskil 16x12 meetrit, et ikka kohe 3 korda suurem mõlemas suunas. Nii. Ja millega sa siis tegelesid selle retriidil, et kui sa võtsid selle ühe peenra eesmärgiks, siis mis sul lõpuks valmis sai ja mis see kõige suurem taipamine võib-olla selle käigus oli? Ma sain valmis täiesti kasutuskõlbuliku peenraplaani. Et kõige suurem taipamine oli võib-olla see, et seal on oma süsteem, et esiteks, kui suur see peenar peab olema, et kuldlõike järgi aias, et ta oleks just õige suurusega, et ta sobiks hästi. Ja siis, et mis taimed sinna lähevad vastavalt kasvukohale, et ei saa panna varju taime päikse kätte ja nii. Ja siis
taimede peenrale paigutamine, et see ei käi mitte umbropsu, et seal on kindel süsteem. Et võib-olla jah, see kõige suurem taipamine ongi see, et seal on sellel peenra kujundamisel on kindel süsteem, et mis järjekorras need asjad kõik tuleb teha. Et kõigepealt tulevad juhtpüsikud, siis varasuvised õitsejad, suvised õitsejad, sügisesed õitsejad, pinnakatjad, lõpuks saabki kõik valmis, on ju? Jah, et kui ma mõtlesin, et ma teen selle pisikese alguses, pisikese 3x5 meetrit, et sellest mul käib mõistes üle, siis tegelikult, kui see süsteem selgeks saab, siis võib teha ükskõik kui suure istutusala, sellepärast et sa lihtsalt tead, mis järjekorras neid samme tuleb teha seal. Hästi tore oli, kui sa vahepeal retriidil tulid minu juurde, ütlesid või tegelikult jagasid on õhtul seal õhtusöögi lauas seda, et mina taipasin seda, et see peenar on ikkagi väike ja tegelikult paljud naised ütlesid seda, et see peenar on ikkagi liiga väike, et ei mahu taimed ära. Et kuidas see taimevalikuga sinu jaoks oli? Jaa, ma mõtlesin, et suur peenar, et sinna läheb ikka mitukümmend erinevat liiki taimi peale. Polnud üldse nii, et igast ühest võib olla 3-5 igast sellest taimegrupist. 3-5. Jah, ja ka seda, et 3-5 erinevat juhtpüsikut, 3-5 varasuvist õitsejat. Ja et niimoodi tulebki kokku võib-olla ainult mingi 15-20 erinevat. Et ei ole mingi, ma ei tea. 100. Jah, ei ole 100. Et siis peab ikka hästi suur aed olema, on ju? Ja. Ja nüüd, kui sa oled natuke kodus ka veel seedinud, siis kuidas sulle see plaan tundub, et oled juba labida maasse löönud või kuidas? Ei ole veel. Veel ei ole. Võtan hoogu. Võtad hoogu, aga on kindlustunne või kindlam tunne taga. Ja. Sest et mis sul oli enda taimed ka juba olemas ja neid sa ka sidusid siis ära? Ja ma olin ostnud kokku, nagu ikka aiaomanikud lähevad sinna odavasse nurka ja vaatavad, mis kätte saavad. Jah, et mul oli selliseid üksikuid leidlapsi, jah, ja nemad on kuskil aianurgas ja ootavad oma kohta ja ma sain kasutada neid seal oma peenraplaanil. Kuidas sa siis varem oma taimi välja valisidki leiu nurga? Ja. Läksin vaatasin, mis seal on ja mis meeldib ja tuleb välja, et mulle meeldivad vist hoopis varjutaimed, aga peenar on mul täitsa päikese käes. Ja tuleb teha teine peenar veel. Tuleb varjupeenar ja varjunurk ka otsida välja. Ja. Mida sa soovitaksid võib-olla aiapidajale, kes on alustamas oma aeda ja kes tahab endale ilusat istutusala luua? Mis see võiks olla üks soovitus? No kõigepealt tuleb ikka plaan teha. Jah, et ilma plaanita läheb see asi aga mis see tähendab plaan, et joonistan paberi peale mingid jooned ja siis mingid taimed peale ongi korras? Mis see tähendab sinu jaoks see plaan? No kõigepealt tuleb aed tsoonideks jagada, ma alustaks sealt maalt, et kõigepealt kuhu üldse mis tuleb ja siis selle järgi vaadata, et et kõigepealt, kus sul see peenar on, kui suur see on, et tõesti, kas see on päikse käes või varjus. Ja siis sellest taimede juurde on ju? Jah. Et muidu on nii nagu mul, et hunnik varjutaimi, aga peenar päikse käes. Polegi nendega väga midagi teha, elavad aianurgas. Kui ongi tühjad aiad ja veel ei ole nagu selliseid varjulisi kohti ka, siis võib tõesti juhtuda, et kuigi need taimed on meeldivad ja ostetud ja kõik kokku, aga lõppkokkuvõttes pole ikka midagi võtta. Aga mis mina julgustan omalt poolt on igal juhul see, et kui mingid taimed juba aias kasvavad ja hästi kasvavad, siis väga paljusid neist saab ka ära kasutada uues kujunduses, et siis sa oled juba nendega tuttav, sa näed, kuidas nad paljunevad, kuidas nad levivad, kuidas nad kasvavad, millal nad ilusad on, millal nad inetud on. Et see on nagu suur eelis ka, et kui sa juba oled midagi kasvatanud ja siis vaatad, et saan äkki midagi ära kasutada. Ja ma ütleks, et see poodides hulkumine on selle poolest kasuks tulnud, et ma juba tunnen neid taimi päris hästi, ma tean, mis olemas on. Et kui täitsa tühja koha pealt minna, et teeks peenart ja ei teagi üldse, mida sinna panna või et siis on raske.
aga Maria andis meile kodus eeltöö ka, et pidime välja vaatama, et mis meil esiteks, et kus meil see peenar umbes tuleb ja et mis taimed meile meeldivad, mis sinna võiksid sobida. Ja no ma olin selle eeltöö ära teinud ja mul oli selles mõttes päris lihtne, et mul oli niisugune valik ees juba. Eks see ongi nii, et kui on juba mingi eeltöö tehtud, kas siis on teadmised juba mingis kohas olemas, ma ei ütlegi, et perfektsed taimeteadmised, aga mingid teadmised oled midagi kasvatanud ja siis see ka, et eeltöö ehk siis mingi nimekiri on juba paberile pandud, siis me nagu väga nagu eesmärgipäraselt kasutasime seda aega ja tegelesimegi selle ühe alaga, mitte terve aiaga korraga. Et see on nagu miks me selle plaani üldse valmis saame, sest tegelikult sa said oma plaani ju valmis. Jah. Võin koju minna kaevama hakata. Koju minna kaevama ja oma taimi sinna istutama hakata. Kellele sa soovitad kõuele tulla või mis sinule kõue aiakujundusretriidilt kõige rohkem võib-olla meeldis, kõige rohkem sükke koht oli, ägedam koht? No koht ise on fantastiline, see mõis ja majutus ja söögid, täielik luksus, väga tore, ka mõisa ekskursioon oli väga tore. Aga kellele sa soovitaksid seda retriiti? No kõigile, kes on natukene hätta jäänud oma, ei tea, kuidas edasi. Ehk siis tuled kohale ja ma võtan su käe kõrvale ja siis näitan, kuhu mis tuleb. Tegelikult ma ei näidanud ju sulle ette, kuhu mis tuleb, sa ikkagi ise said mõelda ja läbi proovida nagu erinevaid lahendusi. Jaa, me hakkasime ise toimetama ja siis Maria tuli ja vaatas üle, kas nii läheb. Ja igas etapis saime abi. Kõigepealt panime peenra kuju paika, Maria tuli vaatas. Siis panime taimerühmade suurused paika või üldse, kui palju neid rühmi olema peab seal ka kuldlõike järgi, et oleks harmooniline. Maria jälle tuli siis konkreetselt läksime taimede juurde. Jah. Et see käis kõik niimoodi etapi kaupa, et väga lihtne oli järgida. Super. Aga mul on sulle väga hea meel, et ma ootan sinu pilte ja tulemusi, et varsti on lavidas maas ja lille tõitsevad. Motivatsioonipeenar on valmis. Jah, loodan. Sul on nüüd need materjalid siin osad kaasa ka võetud, et kuulajatele, vaatajatele näitab natuke, et mis sa alguspunktis olid, et millega sa tulid sinna koolitusele, et mis sul see nullpunkt oli nii-öelda? Nii, mul oli kaasas selline asi, see on minu aia nurga või selle terrassi nurga väljatrükk, kuhu ma tahtsin oma peenra teha. Nii, alguses ma mõtlesin, et ma teen niisuguse pisikese, et mul siin endal on mingisugune asi juba olemas. Mõtlesin, no teen natukene suurema. No vot, aga siis tuli Maria, võttis ja joonistas, ütles, et see on väike ja siis joonistas siia, kas on näha, joonistas siia sellise kuju. Joonistas siia sellise kuju ja siis me hakkasime siia neid taimerühmi peale panema, nii et tuli siuke natuke nagu katusekivi muster. Nii. Ja siis, kui see oli tehtud, kui valitud kõik said. Ja kui natukene on mul. Noh, näeb, nüüd ma ei saagi. Võid ainult seda ka võtta. Ma näitan seda. Ühesõnaga, kui see siis lõpuks sai selline asi valmis mul. Et seal on iga värv on erinev taim ja tähised on erinevatele taimedele. Et mis abimaterjale võib-olla sina kõige rohkem kasutasid sellel nagu kujundamisel? Unistuste aiaklubi kuskil materjalides on üks selline Taimenimekiri, milline püsik millisele kasvukohale. Seda ma kasutasin hästi palju. Võin näidata ka. Selline. Just välja trükitud, jah? Trükkisin välja, vaatasin, mis mu kasvukoht on, päikseline paras niiske. Siis siin on suur pikk nimekiri, siis siit saan valida. Ja siis Marial on välja tulnud tööraamat. Ja tööraamatus on ka see sama nimekiri. Või no mitte sama, vaid täiendatud ja uuendatud nimekiri. Jah, seda kasutasin ka ja selle järgi saingi kõik oma asjad paika panna.
midagi mõtlesin ise ka välja ja siin. eks see ongi niimoodi, et kuskilt on vaja alustada, et need nimekirjad on üks koht, kust alustada ja kui sul ei olegi veel aimu, kus neid taimi valida, siis nii-öelda selle suure eeltöö ma olen sulle mingis mõttes ära teinud, et ma olengi öelnud, et näed, see võiks sulle sobida ja siis sealt edasi võib ju nii-öelda enda kogemusi juurde panna või oma tuttavate kogemusi ja vaadatagi, mis kus kasvab. Kui sa näiteks meie aias ka siin käid, siis sa saad vaadata, et näed, see kasvab seal ja seal on sama tingimus nagu minul aias. jah, jah. Suurepärane, aitäh sulle tulemast. Aitäh. nii, nii, kas oli inspireeriv? nii, ja siit me lähme siis edasi, et kuidas me saame siis sulle abiks olla, kuidas sina saad seda kõike ka ellu rakendada, et üks asi on see, et loota selle loosiõnne peale, et ma sul selle asja ära kujundaksin ja teine variant on see, et ise tegutsema hakata ja ise seda pinnaplaani looma hakata. ja kui sul on seda julgust, tuge vaja, siis nii istutusala joonte paikapanemisel, taimede valikul, kuju valikul ja kui sa tahad nii-öelda minu abi ja meie tiimi abi ka ära kasutada, siis ongi võimalusi kolm. üks variant on see, et sa ei muudagi midagi, jätkad nii nagu siiani. ilmselt, kui sa siin webinaril oled, siis sa midagi tahad ikkagi muuta, siis võib-olla tänasest webinarist sa said mõne mõtte või siis otsustad, et mis sa nüüd edasi teed. teine variant on see, et sa otsidki ise internetist, raamatutest, kursustelt, ajakirjadest selle vajaliku info üles, katsetad läbi, sest et tegelikult infopuudust ei ole. olgem ausad, infot on kõik maailm praegu täis, sa võid chati käest küsida, mis iganes sa tahad, aga selle kõik pead sa siis ise kuidagi enda nahal läbi katsetama. ja kolmas variant on sinule nii-öelda selline kiirtee variant, kus sa lubad ennast aidata, lubad ennast meie tiimile aidata, lubad minul ennast aidata, küsidki minu käest konkreetselt, kas see taim võiks nüüd omavahel kokku sobida selle teise taimega, mis mul siin valikus on, kas nad üldse minu aias kasvaksid, ehk siis läheksime koos konkreetselt edasi ja ma panen sulle välja praegu sügisese aiakujundusretriidi, kuhu sa saad tulla siis septembrikuus, 27. ja 28. septembril see toimub, jah, on toimumas. see on siis kahepäevane praktiline istutusplaanide joonistamine maagilises Kõue mõisas, kus me ka paar nädalat tagasi väga inspireerivas keskkonnas 8 naisega plaane joonistasime, või tegelikult 9 oli meid isegi ja see on nii-öelda selline praktilisus puhkusega käsikäes, ehk siis me tegelemegi konkreetselt sinu aia ühe istutusala plaaniga. see ei ole niivõrd teoreetiline koolitus, vaid pigem praktiline koolitus, kus me teemegi läbi konkreetselt sinu peenraga neid asju, et me ei õpi teooriat. teooriale sa saad ka juurdepääsu, seda sa saad iseseisvalt nii-öelda eeltööna läbi vaadata ja läbi teha ja nii-öelda, kui sa oled ette valmistunud, nii nagu Marion ka rääkis, siis meil ongi võimalik selle 2 päevaga sinu istutusala plaan paika saada. ehk siis sa saad sealt tugeva põhja, sa saad kindla sihi, sa saad ka vajalikud teadmised, mida sul on vaja selle plaani kokku saamiseks ja sa Kõue mõisast lähed ära oma plaaniga, mida sa saad siis kas sügisel juba rajama hakata või siis kevadel istutustöid tegema hakata, sest et üks on see, et sul plaan on valmis ja sa lähed kohe seda istutama, aga sinna on ka vaja eeltööd, sul on vaja pind kõigepealt puhtaks kaevata. ja mis kaasa tulevad, me võime korraks vaadata ka, mis see koolitus veel sisaldab, aga sa saad kaasa ka lisaks 6-kuulise aia kujundamise kursuse osalemise. see tähendab seda, et sa saad ka pärast seda koolitust või pärast seda retriiti saad tulla kõnedele, veebikõnedele, nii nagu me täna siin oleme. Zoom'i saad tulla küsima, oma plaani näitama, küsima, kas need kooslused võiksid kokku sobida, kas need võiksid toimida, kuidas see nagu välja tuleb. et, et see võimalus on ka sul olemas ja praegu webinari hind on sellel eelregistreerumishind 877 eurot. ja mis me seal siis teeme, et me istutusalaga tegeleme väga palju sinu
lillepeenra kujundamisega või siis, kui sul ei ole lillepeenra, sul on suurem istutusala, kus on puud, põõsad ka sees. et meil oli retriidil väga erineva suurusega aedu ja väga erineva suurusega istutusalasid, et osad olid seal 200-300 ruutmeetrised, teised olid võib-olla 20 ruutmeetrised või 30 ruutmeetrised istutusalad. et vahet ei ole, kui suur sul see ala on, seal on taga alati kindel süsteem, kuidas sellele läheneda ja kuidas seda üles ehitada. ja sellega me siis tegeleme. me tegeleme taimede sobitamisega, taimede paigutusega, kuidas sa need õiged taimed konkreetselt leiad, kuidas nad koosluse moodustuvad, harmoonilise koosluse siis moodustavad. me teeme ka välitööd, ehk siis hästi oluline on see plaan pärast ka loodusesse kanda, me teeme selle praktiliselt läbi, kuidas sa seda paberilt siis loodusesse saad ja mis on esimesed sammud, et seda istutusala rajama asuda. teeme ka läbi mõned peenrahoolduse praktilised võtted ja teeme ka väikese sellise mõisa aia analüüsi ja inspiratsiooni, et mida nii-öelda võõra pilguga, kui sa tuled võõra pilguga sellisesse kohta, siis mis sa näed, et kus võiks võib-olla mingi istutusala olla või kuidas saada seda kujundust harmoonilisemaks, et sellise analüüsi osa teeme ka, sest et see aitab ka sul kodus või siis noh, teistes aedades vaadata, et mis siis on sellest kujundusest puudu või mis aitaks seda kujundust harmoonilisemaks muuta. ja muidugi lõõgastumise pool, seal on väga uhke interjöör, seal on sügiseks lubati ka, et bassein on ilusti valmis, saun on väga mõnus seal, toidu pool, kulinaarne pool jah, on väga tipptasemel. nii et 27. 28. september on tulemas taas kord Kõue mõisas aiakujundusretreat. täna just see mõõtude mahamärkimine maastikul oli minu jaoks, mida ma ootasin ja lootsin, et ma saan seda siit ja seda ma ka sain. Saan vestelda kaasteelistega, tutvuda inimestega, kellel on sama kirg, hobi, huvi ja see on jõudsalt tore, et see on hästi mõnus ja et noh, Maria, sinu kõik seletused ja soovitused, need veel sinna juurde ja ilus interjöör, head söögid, hea teenindamine ja mõnus seltskond. nii ja chatis ma vaatasin ka korra, et oli palju küsimusi näiteks ka selle kohta, et millest ma alustan, kas lilled kasvavad ka puude põõsaste all. vot puude põõsastega on ka niimoodi, et jah, on võimalik ka lillipuid põõsaid kokku panna, aga seal on oluline teada, et mis see juurekonkurents siis teeb, millised puud-põõsad on tugeva juure sellise juuremassiga, kes vajavadki endale paarilisi, kes seda juurekonkurentsi siis nagu taluvad. ja noh, Pille tagasiside on ka veel siin sees, et seda võite pärast kordusest lugeda, kui te tahate. me paneme üles ka veel videoid, et Pille video ja Reeda video lähevad ka üles YouTube'i, et saate rahulikult ise pärast vaadata, sest need tulid päris mahukad siin. ja see eelregistreerumise hind kehtib sulle kuni 30. juunini ehk siis juuni lõpuni. ja enne kui me siit täna edasi läheme ja ära lõpetame, siis julgustuseks. Kui sul on naadis peenar, siis naadist on võimalik väga lihtsalt lahti saada. Naadist on võimalik vabaneda, naat on üks lihtsamaid umbrohtusid, millest on võimalik lahti saada, seda paljud ei usu, aga tegelikkuses see nii on, sest naat kasvab ainult 1 labidalehe sügavusel, ta ei lähe kuhugi 5 labidalehe sügavusele või 5 meetri sügavusele. ja kui sa tahad sellest naadist lahti saada, siis süsteemsus on väga-väga oluline ja kusjuures, mis selle retriidiga sulle kaasa tuleb,
kuna me seal retriidil ei jõua päris kaevamist teha, päris nagu me keskendume sellele plaanile, siis selle retriidiga tuleb sulle kaasa ka praktiline umbrohuvaba istutusala rajamise praktiline päev ja sel aastal on meil tulemas nii Arukülas kui ka siis Saaremaal üks selline praktiline istutusala rajamise päev, kus sa saadki nagu süsteemselt läbi käia need etapid algusest lõpuni, sa näed, kuidas seda rajamist tehakse ja umbrohuvaba rajamist just tehakse. et see tuleb sulle boonuseks ka veel lisaks siia juurde, et selle me paneme sulle meili ka, et kuigi see siin kirjas ei olnud, aga see on sul igal juhul ka siin kaasas. Ja kui sa arvad, et täna nii, kui sa arvad, et sellest on sulle liiga palju, seda sa ei jõua, ei taha, ei saa, siis lihtsam variant või kergem variant on mulle sulle ka välja pakkuda, tule lihtsalt siis Unistuste aiaklubisse, kus sa saad ka abi taimede valikul, kus sa saad teiste aiandushuviliste naistega ja meestega nii-öelda mõtteid vahetada, saad oma küsimusi küsida, et sul oleks lihtsam edasi minna oma istutusalade rajamisega. et seal on ka hästi palju erinevaid koolitusi, seal on erinevaid võimalusi, seal on näiteks avatud aiapäevade pääsmed on kõik seal sees, selle aasta avatud aia pääsmed, et sa saad üldse kuskilt otsast liikuma, et see on üks nii-öelda kergem versioon Kõue mõisast, kui sa ei taha kohe Kõue mõisa tulla ja võttagi seda fookust enda peenrale, vaid tahad ise natuke ka pusida ja ise nii-öelda süveneda sellesse asja. ja selle liitumine on siis 37 € kuu, võid minna aadressile lihtsalt palusaluaiad.ee/kuu ja ma panen sulle siia, enne kui me loosi juurde lähme, ma panen sulle ka siia sisse selle Kõue mõisa lingi, kuidas sa Kõue mõisa kohta saad rohkem lugeda ja saad siis registreeruda, kui see sind huvitab. see on siis www.palusaluaiad.ee/aiakoolitus. Maigrit pani selle siia chati ka. ja osast on ka võimalik lahti saada, et osi on nüüd level up, on kõrgema taseme umbrohi, aga on võimalik ka lahti saada, nii et üks on süsteemsus ja teine ongi nagu järelhooldus on ka hästi oluline. vot, aga teeme siis ära selle loosi ja me teeme selle loosi niimoodi, et täna võidab siis auhinna inimene, kes väga vajaks seda peenraplaani, kellele ma teen siis personaalse, noh, selles mõttes personaalse, et ma lepin sinuga kokku sinu peenratingimustes, mis sul seal, kui suur see siis tuleb, kuhu kohta see tuleb ja teen selle nii-öelda teistele ka õppevideona, ehk siis sina oled näidisaed ja mina kujundan siis sulle veebis otse selle peenra valmis. ja seal saavad, selles töötoas saavad osaleda kindlasti Unistuste aiaklubi liikmed ja aiakujunduse kursuse liikmed ja me vaatame, kes sinna veel lähevad, sertifitseerimise programmi liikmed kindlasti saavad ka sinna pääsu. et see ei tule avalik töötuba, vaid see tuleb siis kinnine õpilastele mõeldud töötuba, et nad saaksid ka sellest kasu, et nad saaksid sellest õppida. ja ma panen nüüd siis endale ette selle nimekirja, et kes meil siin otse on. meil on 217 otseosalejat hetkel ja nende hulgast me valime välja siis selle õnneliku, kes selle töötoa saab. selleks, et me saaksime seda loosimist teha, ma palun, et sa mõtleksid juba välja, mis on sinu see kaasavõtt tänaselt webinarilt, aga et sa paneksid ka ühe numbri 1-215-ni, et praegu on meil 215 otseosalejat. nii, pane mulle siia numbrid ja ma hakkan neid siit välja nokkima. nii, võtame siit 77, võtame, või neid tuleb nii kiiresti, 112 oli siin vahepeal, 200 oli vahepeal, 5 oli vahepeal, 1, 91. Need tulevad nii kiiresti, 10, nii. ja ma liidan need numbrid nüüd kokku ja vaatame, mis siit välja tuleb. 77 pluss 112 pluss 200 pluss 5 pluss 1 pluss 91 pluss 10
on 496 ja 496 me jagame 25-ga. See on 19,84 ehk siis 20. ja nüüd ütle chatis, kas ülevalt või alt. nii, alt, selge. alt tuli esimesena ja paneme altpoolt number 20. nii, vaatame, siis on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20. ja nüüd on niisugune põnev lugu, et meil on 3 Tiinat järjest. ma ei tea, kas see on üks ja sama inimene, aga, aga meil on keskmine Tiina. et ma saadan Tiinale, kes võitis selle peenra, ma saadan Tiinale sõnumi. ja ole hea, Tiina, vasta mulle sellele sõnumile oma meiliaadress. sest et ainult sellisel juhul on sul võimalik see auhind vastu võtta, sest et meil on 3 Tiinat siin ja kui kõik hakkavad mulle kirjutama, et mina võitsin, siis meil ei olegi võimalik seda auhinda nii-öelda välja anda. et ole hea, vasta, Tiina, mulle sellele sõnumile, mis ma praegu sulle saatsin. ja siis ma saan su ära nii-öelda isiku ka külge panna. nii. ja palju-palju õnne muidugi Tiinale, et siin oli 3 Tiinat ja keskmine Tiina võitis selle ja võitja Tiina saatis mulle ka juba meiliaadressi. väga hästi, et meil võitja Tiina on juba selgunud ja teistele, kellel siis loosis ei vedanud, siis teistele nii palju, et ma ootan sind kas Kõue mõisa koolitusele, Kõue mõisa aiakujundusretriidile, ma ootan sind Unistuste aiaklubis, kui sa ei taha nii suurt ampsu veel võtta, sest et nii emmas-kummas sa saad väga palju nii-öelda meie tiimi tuge, et edasi liikuda oma peenraga, oma istutusaladega, oma aiaga just hooldusvabama aia suunas, sest et hooldusvabam aed, palju hooldusvabam aed on teile kõigile tegelikult võimalik, alustades sellest, et naati seal sees ei ole ja jätkates siis nende õigete taimedega, mis sobivad sinu aia kasvutingimustega, mis vajavadki vähem hoolt ja ma loodan, et sa said täna ka mõtteid, mida sa saad juba hakatagi võib-olla ellu viima või ellu rajama, ellu nii-öelda oma aias rakendama, et julgelt jaga mulle siia chati ka enda ühte kaasavõttu tänaselt webinarilt, seda on nii mul tore lugeda kui ka teistel osalejatel lugeda ja hakkan siit neid kaasavõtte sulle ette siis tooma. kaasavõtt, mõistlik on soetada taimi, mille kliimavöönd on 4 või 5. palju õnne Tiinale ja palju õnne, kõik õnnesoovid lähevad Tiinale ja, ja, ja tore, et sa täna siis osalesid. nii, kõik algab plaanist. varjutaimed varjuaeda, just, õige planeering. ka kuuse all saab taimi kasvatada, just, see on väga hea märge. kuldlõige, ka kuuse alla saab istutada, kui on õiged taimed valitud, õige planeering. nii, alustada tuleb ikkagi plaanist. kuna olen võtnud üle kellegi teise aia, siis tundub, et pean kogu aia üles kaevama. ja kui sul ongi aed juba rajatud, olgu see siis kas sul endal rajatud või kellelgi teisel rajatud, siis kuidas on teha vana maja ümber? vana maja võtab palju rohkem aega kui uue maja ehitus. vana maja restaureerimine võtab rohkem aega, siis sa pead mingite asjadega arvestama. ka aia puhul on niimoodi, et kui sul on olemasolev aed, sul on olemasolevad suured puud, siis neid sa ümber tõsta ei saa. aga me saame seal ümber korraldusi teha küll, aga see on oluliselt noh, ma ei tahaks öelda keerulisem, aga see võtab rohkem aega, see võtab rohkem nii-öelda seda mõttetööd, aga see on tehtav.
jah, ja iseenesest see on väga hea, kui on olemasolev aed, sest et seal on ka taimi, mida sa saad juba kasutada, ehk siis sa ei pea nii palju äh, nagu investeerima taimedesse, et uusi taimi oma aeda tuua. taimed tuleb endale selgeks teha, mis kuhu sobib ähm,. väga palju head teadmist taimede valiku tegemiseks erinevatele kasvukohtadele. Naadist saab lahti, planeerida kohe suurelt, kogu aia istutusplaan, mitte jupiti. Savipinnas polegi nii halb pinnas, kõik algab plaanist ja läbimõeldud aiaaladest. On ikka ilusaid taimi, ikka ja jälle midagi uut iga kord. Oli head infot kõigest, aitäh inspiratsiooni alge eest, suured tänud tänase koolituse eest, oli väga inspireeriv. Taimi võiks istutada ikka nii, et silmailu oleks nii kevadel, suvel, sügisel ja talvel. kasvutingimustega arvestamine, oma aia mulla tundmine. õigesti kujundatud plaaniga võib julgelt suure istutusala kujundada, just. ja kui sa tahad näha, kuidas nii-öelda läbimõeldud plaaniga läbimõeldud kujundus välja näeb, kuidas see toimib, siis sa oled oodatud ka Palusalu aia avatud aia päevadele. meil on juulis tulemas ma ütlen sulle nüüd, juulis on 12 ja 13 juuli 2025 on tulemas avatud aiapäevad, ehk siis oled oodatud ka osalema, kus sa saadki näha, kuidas see asi kõik siis välja näeb päriselus. kui sa veel nii-öelda kahtled, et kuidas see siis välja näeb. vot, aga mina soovin sulle head aia kujundamist, ma soovin sulle ilusat suve ja kohtume sinuga siis jälle kuskil järgmises kohas, kas Kõue mõisas, Unistuste aiaklubis, Palusalu aias või siis hoopis kuskil hoopis mujal. tšau.